Mis on hüpoksi ja kus koha pealt see revolutsiooniline idee on pärit? Hüpoksi on suunatud keha vormimise meetod ja see edulugu on saanud juba 17 aastat tagasi alguse Austria väikelinnas Salzburgist. Ja tänasel päeval hüpoksi toimetab enam kui 50 maailma riigis, kõikidel kontinentidel ja olen uhke selle üle, et alates augustist on hüpoksi meetod saadaval ka Eestis. Kuidas siis see hüpoksi töötab? Hüpoksi põhimõte on väga lihtne. Siin on kombineeritud hästi mõõdukas treening, siis innovatiivse rõhu ja kompressiooniteraapiaga ja loomulikult ei saa ka toitumisest üle ega ümber. Kellele hüpoksi on mõeldud? Hüpoksi on tegelikult mõeldud kõikidele inimestele, kes tahavad oma keha vormida. No nii, trenn tehtud. Miks sa valisid hüpoksi treeningu? Enesetunde pärast täitsa ausalt ütlen, et ta täiendab nagu muud üldfüüsilist trenni ja mulle meeldib see, et ta kuidagi distsiplineerib ka sind, et sa, kui tahad nagu tulemust saavutada, siis sa kuidagi nagu automaatselt hakkad jälgima toitumist ja tore on see, et siit antakse ka nõuandeid juurde, nii et täitsa selline hea enesetunde pärast mina olen valinud selle hüpoksi. Aga milliseid seadmeid siis on hüpoksil ja milliseid kehaosasid on võimalik mõjutada? Traditsiooniliselt tuntakse sellist 3 tüüpi kehaehitusega inimesi, et on siis see maskuliinne ehk õunakujuline keha, selleks on meil vakunaut ja siis on selle klassikalise pirnikujulise kehaehitusega inimestele seadmed, mis on suunatud just vööst allapoole. Kui mitu korda nädalas tuleks treenida ja millal näeb esimesi tulemusi? Hüpoksi intensiivtreening on 3 korda nädalas. 2 nädala möödudes peaks juba täiesti silmaga nähtavaid tulemusi ikkagi näha olema. Aga kuidas täpsemalt siis hüpoksi meetod toimib? Põhimõte on see, et rasv põleb seal paremini, kus on intensiivne vereringe. Tavatrenniga kipub olema see teema, et lihased tahavad tänu intensiivsele treeningkoormusele rohkem verd saada, seega siis kipub juhtuma see, et tuharad, alakõht kipub täiesti jahe olema. Hüpoksi treeningu käigus siis me suunatult aktiveerime vereringe. Tänu sellele vereringe aktivatsioonile siis ainevahetus paraneb, kehatemperatuur tõuseb, tegelikult siis rasvarakkudest saadakse rasvhapet kätte, mis energiaalgallikana ära põletatakse, et nii lihtne see siis ongi. Aga milline võiks olla hüpoksi kõrval toitumine? Toitumisest ei saa üle ega ümber. Hüpoksi treeningpäevadel on vaja jälgida seda, et 2 tundi enne trenni sööks süsivesikuid ja 2 tundi peale trenni ei tohi süüa ja siis, kui see söögikord kätte jõuab, et siis peaks olema pigem valgurikas toidukord. Väga täiuslik informatsioon on hüpoksi kodulehel www.hypoksi.ee ja sealt saate ka muuseas tasuta treeningule ennast registreerida, nii et kõik olete teretulnud ja saate isiklikult ära proovida, mis asi see hüpoksi on ja kuidas see hüpoksi meetod toimib. Siin on ka väga põnev aparaat, saad samal ajal ajakirja lugeda ja treenida. Sina oled siis kaotanud juba hüpoksiga 2 rõiva suurust, on see tõde? On tõde, et 2 suurust väiksem ja väga hea ja kerge on olla. Aga miks sa valisid hüpoksi treeningu? Sellepärast, et tundus selline uus ja huvitav ja kuna mulle meeldib proovida natuke teistmoodi trenne, siis nägin internetist ja mõtlesin, et tulen ja proovin. Ja kuna proovitreening meeldis, siis kohe samal päeval ostsin endale paketid ära. Hakkasin käima. No nii väga huvitav treeningvorm, mis sa teed siin? Ma nagu väntan jalgrattaga siin sees, aga see tunne, mis siin sees on, see on nii naljakas ja nii sükene huvitav. Ja just seega, et hästi rahulikult saab trenni teha, et keha nagu väga ei higista ja süke hästi mõnus. Miks sina oled otsustanud hüpoksi trenni kasuks? See on tõesti kiire ja tõhus, et ma leian oma päevast 3 korda nädalas selle umbes tund aega ja nagu näha on, et ma olen just pool trennist teinud, et ma ei ole isegi mitte higine, et kiire elustiiliga inimesele on see väga-väga mõnus moodus. No mina küll ei teadnud enne ühtegi treeningut, kus saaks samal ajal ka ajalehte lugeda. Nii et registreerige ennast siis hüpoksi lehel treeningule ja saate ise oma nahal ära proovida.